räägime siis natuke nii-öelda signaalidest. Ehk siis nagu me teame, meil on kahte tüüpi signaali. Ühed on siis nii-öelda analogsignaalid, kus nii-öelda väärtus muutub ajas. Tal saab olla päris palju muutuvaid väärtusi, sõltuvad siis, kui täpselt me loeme neid. Siis meil on nii-öelda digitaalsignaalid, kus on kaks väärtust, kas 1 või 0. Kas ta on või teda ei ole. Tavaliselt joonistatakse seda siis nii-öelda ilusasti nii-öelda kandilise signaaliga, reaalses elus ta on ikka mitte nii kandiline. Kui me vaatame nii-öelda kontrollerit, siis me saame aru, et tal on sisendid ja tal on väljundid. Sisendid võivad olla nii-öelda nii digitaalselt kui analoogsisendid ja väljundid saavad olla siis samamoodi kas analoogsisendid või analoogväljundid. Analoogsisisendiga tavaliselt loeme siis mingisugust muutud väärtust, ehk siis temperatuur, rõhk, tase ja nii edasi. Siis kui meil on see moodulis olemas mingisugune sisend ja me suudame ära määrata nii-öelda, mis väärtuse puhul on siis mis temperatuur, siis me suudame programmis nii-öelda selle andmetega edasi tegeleda. Tavaliselt, kui me valime siis mingisuguse anduri, siis seal spetsifikatsioonis on öeldud, et mis voldi puhul või mis ampri puhul on siis mis temperatuur. Kindlasti nii-öelda programmi loomisel või ehitamisel peaks nüüd seda arvestama, et kõik andurid ei ole ühesugused. Mõnikord, kui me täpselt ei tea, siis me saame anduri ja kontrolleri vahele panna siis mingisuguse konverteri, mis muudab täpselt nii-öelda sisse tulevat anduris nii-öelda väärtust meile vajalikku vahemikku. Ja siis me saame sellega nüüd edasi minna. Et siis, kui programmis teha mingi muudatus, peame olema selged, et reaalses päris elus füüsiliselt see ühendus ka vastab päris elule. Nagu me eelnevalt rääkisime, on olemas mingisugused spetsiaalsed moodulid ehk siis function moodulid. Ehk siis näiteks, kui meil on vaja mõõta mingit väga spetsiifilist asja, kas nüüd mingisugust radiatsiooni või mingi muud väga spetsiifilist asja. Ja meil on vaja need andmed siis töödelda mingi teatud parameetrite alusel, siis me saame lisaks osta või paigaldada selle function mooduli. Et kui me jõuame sinna nii-öelda eri lahenduste juurde, siis vaame need nii-öelda täpselt vaadata. Aga enamus asju me ikkagi ühendame hetkel nii-öelda tavaliste sisendite väljunditena. Et kui me vaatame, et kontroller on siis nii-öelda iseseisav nii-öelda seade, mis seisab kuskil nii-öelda kilbis, mis teatud funktsioone teeb. Ja kui meil rohkem lisafunktsioone ei ole vaja teostada, siis kõik on lihtne. Ühendame arvuti, saadame programmi ja asi töötab. Kui aga nii-öelda kontroller on osa mingi suurema süsteemis, siis tihtipeale on vaja saata infot nii-öelda ühest kontrollerist teise kontrollerisse. Et tavaliselt, kui me tahame seda teha, siis me peame ostma või paigaldama nii-öelda lisamoodulit, mis üldse võimaldavad luua ühendust. Et osadel kontrolleritel on olemas see nii-öelda võimalus ühendust looda või ühendusse astuda, aga osadel ei ole. Peab vaatama siis nii-öelda kontrolleri spetsifikatsioonist. Ehk siis siin pildil me näeme nii-öelda ühendust, kuidas nii-öelda oli lisatud 2 lisakontrollerit nii-öelda süsteemi ja selleks, et see uus süsteem töötaks nii-öelda vana süsteemiga, ühendati nii-öelda võrku. Ja kuna oli vana võrk, siis kasutati vanemat nii-öelda ühendustüüpi. Ja selleks, et see ühendus saaks üldse luua, kasutati siis nii-öelda lisalaiendusmoodulit mõlema puhul. Et kui seda ei oleks kasutatud, siis süsteem lihtsalt ei astuks võrku. Kui me vaatame nii-öelda programmis, siis me näeme, et meil on see nii-öelda programmis näidatud see kontroller, mis on see baasfunktsioon. Ja vasakul ja paremal on siis nii-öelda kohad, kus me saame lisada vajaduse lisamooduleid. Kindlasti ei tohi unustada, et need lisamoodulid peavad ka reaalselt olemas. Kui nad reaalselt olemas, siis selle mooduli pealt me loeme selle nii-öelda tootekoodi või selle margi ja siis lihtsalt programmis lisame. Kui me selle programmis ei lisa, siis süsteem seda laiendusmoodulit ei näe ja ei täida neid funktsioone, mis selle laiendusmooduliga me tahame teostada. Kui me vaatame nii-öelda 1500 seeriat, siis me näeme, et me saame ühendada sinna päris palju erinevaid nii-öelda funktsioone või laiendusmooduleid vastavalt siis nii-öelda vajadusele. Kindlasti peaks nüüd laias laastus mõtlema, et kuidas meie kontroller siis nii-öelda positsioneerib ennast süsteemis. Kas ta on mingi oma süsteemi nii-öelda täiendus või siis ta on nii-öelda peamoodul, kus peaks laiali jooksma igasugused muud nii-öelda väiksemad moodulid. Et see on siis nii-öelda see kõrgem tase nii-öelda projekteerimisel.
et kui me vaatame nii-öelda programmi, siis me näeme seda semaatikut, et ta koosneb nii-öelda 2 sõnast ja lihtsalt on kokku pandud. Et meil on nii-öelda 2 suurt asja. Üks on nii-öelda step 7 vana nimetusega. Ehk siis see on nüüd see, mis peaks tegema programmi, ehk siis see baasversioon. Siis meil on nii-öelda Semantic Manager, mis on nii-öelda rohkem vanemate süsteemide jaoks. Ja tänapäeval me tunneme kõik neid asja siis nii-öelda TIA portali all. Et TIA portal on siuke suurem programm, kus saab kõiki asju nii-öelda teha. Ehk siis vastavalt litsentsid on natuke erinevad, kas on nii-öelda basic või advanced. Kui on basic, siis on nii-öelda baasfunktsioonid avatud ja kui on advanced, siis on rohkem funktsioon lihtsalt avatud. Aga mindi üle, et oleks ühtne programm üldse programmeerimiseks. Kui meil näiteks on vana süsteem, mingi 300-400 seeria kontrollerit, siis tal ei ole seda nii-öelda Profineti ühendus näiteks. Siis tal peaks olema kaasas jälle kaabli või ühenduse variant. Tavaliselt uuemate kontrolleritel ei ole seda nii-öelda pesa isegi, kuhu selle kaart sisse panna, aga mingi vanemate süsteemide puhul see on täitsa olemas. Ja nüüd see kaart võimaldab nii-öelda ühendada vanemad kontrollerid uue nii-öelda Profinet süsteemiga. Kui seda kaarti ei ole, siis tuleb teha mingi muud lahendusi, aga tavaliselt see kaart on täiesti müügis olev asi. Kui meil on nii-öelda statsionaararvuti, siis on võimalik osta see laiendusmoodul nii-öelda arvuti sisse ehitatud kaardina. Ja siis see võimaldab meile Profibussiga ühendada, ühendust luua. Et tavaliselt see ei ole tavaline nii-öelda kaart, et see on vaja eraldi osta kuskilt, aga kui teil on mingisugune arvuti, mis seisab nii-öelda statsionaarselt, et ei ole mobiilne, on võib-olla mõistlik osta see kaart ära ja siis lahendada päris palju oma muresi. Eriti kui teil on mingi vanem süsteem. On müügil ka sellised laptopid, kus on kõik ühendused juba loodud. Et just see spetsiaalne laptop, mis on Siemensi poolt loodud, kus on kõik need ühendused olemas, et ei pea selle peale mõtlema. Aga tavaliselt keegi seda otseselt ei osta, sest tavaline laptop suudab kõiki neid samu funktsioone täita. Ainult küsimus on see, kuidas luua ühendus selle kontrolleriga. Kui teil arvutis on nii-öelda mitu interface'i loodud, siis mõnikord on vaja üle vaadata siis, kuidas ühendus programmis tehakse. Sest defaultist ta peaks teoorias leidma kohe kõik need kaardid. Kui ta ei leia, siis peaks üle vaatama settingutest, et see kaart oleks leitav ja töökorras. Ehk siis siin pildil me näeme tavalist nii-öelda TIA portali pilti, kus vasakul on siis nii-öelda project view, kus on kõik kaustadena paika pandud kõik meie nii-öelda asjad, programmid, taimerid ja nii edasi. Keskel on siis nii-öelda tööpiirkond, kus me näeme otseselt antud juhul siis nii-öelda kontrollerid, teistes vaadates siis nii-öelda programmi, seal me teeme tööd ja paremal pool on siis igasugused nii-öelda funktsioonid või siis nii-öelda lisaasju, mis saab teha. Et antud juhul siis me saame valida mingid mooduleid ja lisada kontrollerisse.